Tere tulemast Võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Jätkame siis sellise avaliku ülestunnistuse, mõtete ja sellise otsekohese seeriaga. Mis siis on juhtunud? Kuidas minu käitumine suhtumine tegevustesse on muutnud minu võrkturunduse tegevust selle uue ettevõtmise juures? Ma olen olnud nüüd tegev 2,5 nädalat aktiivselt, olles vähemalt 3-4 päeval nädalas tegevuses, tähendab siis tehes esitlusi koos eksperdiga, inimesega, kes on kauem olnud selle ettevõtte juures, kutsudes inimesi meie peole, kus me räägime toodetest, tutvustame ka inimesi, õpime olema suhtlejad, tundma siirast huvi inimeste vastu. Ja mis juhtus? Näiteks see, et ma olin eemal 1,5 aastat, tähendas ka loomulikult seda, et ma suurele osale oma tutvusringkonnast enam ju ei helistanud, ei kirjutanud. Mis on juhtunud? Kristjan ei kutsuge esitlusele. Kristjan ei tahagi mulle enam midagi müüa. Ma ei tea, võib-olla see oli nii, võib-olla ei olnud. Mida ma tean? Kui ma helistasin inimestele ja ütlesin, et ma olen olnud 1,5 aastat eemal, olin nendega avatud, ütlesin, et ma vahetasin ettevõtet, ütlesin, miks ma tahan nendega uuesti kohtuda, siis väga suur enamus oli nõus kohe minuga kokku saama. Huvi pärast. Ja kui nad kohtumisele tulid ja nad nägid, et ma olen vabamalt riides, ma ei kandnud enam kogu aeg lipsu ja ei olnud kogu aeg triiksärgis ja viigipükstes, ma ei olnud enam see müügimees. See ei tähenda, et ma käisin lohakalt riides. Ma olin üks nende seast. Teksapükstega, kingadega, kas mõne mõnusa pusaga, sa ei pea nii olema. Mulle tundus sobiv. Ma tahtsin olla üks nende seast, kes ma tegelikult ka olen. Ma ei tahtnud näidata, et vaata, mina olen see, tere tulemast, sina. Väga ebaviisakas, kuidas sa tunneksid ennast. Ja inimesed tulid, meil oli vaba vestlus, me naersime ja niimoodi mitu kohtumist. Ja inimesed tulid ja mis toimus? Ainult ühe asja pärast. Sellepärast, et ma tundsin siirast huvi nende vastu. Nad hakkasid rääkima mulle asjadest, mida nad tavaliselt ei rääkinud. Nad olid hakanud mind või nad siis usaldasid mind natukene rohkem. Meil oli selline super vestlus ja järjest lähevad need vestlused tulevad. Ma tahan inimestega kohtuda, sest ma juba tean ette, et need kõik kohtumised on nii ägedad. Ma ise kuulan suu ammuli, mida rahvas räägib. Tekitades natukene huvi, neil tekib huvi. See ei tähenda, et kõik jooksevad kohe ja tahavad sinu tooteid ja teenuseid. See tähendab seda, et nad tahavad uuesti sinuga kokku saada. Nad ise küsivad rohkem informatsiooni, mida kodus vaadata, lugeda, kuulata, mis iganes versioon sul seal on. Nad tunnevad huvi, sest sa oled nendega number 1 inimene ja number 2, sa oled see huvitekitaja või konsultant, sa ei ole müügi inimene, sest inimesed ei taha, et neile müüakse, aga nad tahavad osta. Nad nii tahavad osta. Küsimus on see, et kas sa tunned siirast huvi ja küsid nende käest, mida sa tegelikult tahad, mis sind tegelikult huvitab. Inimesed ütlevad sulle. Mitte kohe, võib-olla järgmisel kohtumisel. Võib-olla sa mitu korda kokku saama, aga kui inimene tahab sinuga mitu korda kokku saada, mis sa arvad, mis signaali see annab mõlemale? Juba see, et sul on hea tunne, tal on hea tunne. Sul on huvi temaga kokku saada, tal on huvi sinuga kokku saada. Sul tekib
hoopis teine tunne. nii sees kui energia puhul ja vaat see on see, mida ma ei osanud teha ennem. Mul ei olnud keegi õpetanud seda. Või kui oli, siis ma ei osanud seda vastu võtta. ei ole ühest vastust, eks ju. Siis siin on samamoodi, et võib-olla see ei tööta sulle, võib-olla töötab, võib-olla mingi osa sellest, mis ma rääkisin, on sulle õige. Ja see on see asi, millest ma tahan rääkida järgmises videos, millest ma sain aru võrkturundus elukutses, kus ma tundsin ennast ebamugavalt. Ma loodan, et sa said siit videost väärtust. Kui said, kommenteeri, anna teada oma mõtetest, räägi oma lugu, räägi oma kogemustest. Tahad endast võib-olla mingi loo rääkida, saame kokku, teeme videointervjuu, räägime Skype'i teel. Võib-olla sa tahad lihtsalt audiofailina midagi jagada, tekstina, mis iganes. Paneme selle võrkturunduse kommuuni tööle enda, oma meeskonna ja inimeste jaoks, kes tahavad reaalselt elus midagi muuta, aga nad kardavad või nad ei oska või neil on mingi muu põhjus. Aga näitame neile, tekitame neis huvi. Kujuta ette, kui meie elukutse tekitaks inimestes huvi, siis nad võtaksid kõne hoopis teise suhtumisega. Kas sul on midagi huvitavat mulle pakkuda? Ma kindlasti tulen. Kas ma võin sõbra ka kaasa võtta? Me oleme avatud. Mida? Kas see ei oleks äge? Ja subscribe, vajuta järgi mind, vajuta sinna kellakese nupule, et sa saaks teavitusi, kui uus video tuleb välja. Jaga seda, kui sa tundsid, et siin on väärtust. Ja vajuta like või et sulle ei meeldinud. Kuidas oli? Minu soov sulle on, ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Mina tänan.